Minu uuritavad rakendused põhinevad süvaõppe tehnoloogiate õppetulemuse põhjal, kus määramise algoritm tuvastab fotol oleva taime seda varem õpitud taimepiltidega võrreldes ja otsib siis sarnasusi õpitud liikidega. Rakenduste tööks on vaja kaameraga nutiseadet, millel on olemas internetiühendus, et saada ühendus serveriga ning ka asukohateave. Mõlemad rakendused on mittemajanduslikud teadusprojektid ja on tasuta allalaetavad nii Androidile kui ka iOS-ile. Esimeses töö osas võrreldi rakendusi ühe pildi alusel määramisel ja pildid saadi siis elurikkuse andmebaasi fotodest. PlantNetil määrati need arvutis skriptide ja PlantNeti API abil ja Flora Incognital määrati neid arendajate serveris, sest arvutiliidest ei ole. Isendeid määrati kokku 1501 551 liigist. Joonisel võite näha siis näiteid olukordadest, kus sama liigi üks pilt määrati õigesti ja teine pilt valesti, sellepärast et määramistulemus võis sõltuda pildi kvaliteedist. Töö teises osas määrati taimi looduses mitmel pool Eestis, nagu võite näha ka kõrval oleva kaardi pealt, siis need taimed olid erinevatest kooslustest, sealhulgas mitmesugused metsad, niitudelt ja ka näiteks poollooduslikud kooslused nagu loopealsed või puisniit. Tehtud vaatlused kandsin ma läbi Leguluse vaatlusrakenduse Plutofi andmebaasi ja määrati tuhandet isendit üle 250 liigist. 50 vaatlusel neist fikseeriti määramiskestused ja välitööd kestsid siis 2020. aasta märtsist augustini, põhirõhk oli suvekuudel. Määramisel kasutati siis ühte või rohkemat pilti isendi kohta vastavalt vajadusele. Määramistõenäosustest leiti, et esimeses osas pakkus Flora Incognita esimese 10 määrangu seast õiget liiki rohkematel kordadel kui PlantNet, olles üle 88% täpsusega üle PlantNeti 63%. Esimese pakkumisena õige liigini määras Flora Incognita 77% piltidest ning PlantNet 45% piltidest. Kahe rakenduse tulemused erinesid oluliselt ja see tuvastati siis HiRoot testiga. Teises osas oli PlantNet ühena 5 esimesest pakkumisest õige liigina määranud rohkematel kordadel ehk siis 94% ja Flora Incognita siis 88%. Aga samas Flora Incognita esimese pakkumisena oli täpsem, ehk siis edestas PlantNeti 79% 83%-lise täpsusega. Jällegi olid tulemused statistiliselt erinevad. Esimeses osas ei mõjutanud erinevad taimeorganid PlantNeti tulemust. Flora Incognital ei saanud seda arvutiliidese puudumisel kahjuks mõõta, kuid teises osas oli õiega vaatlustel oluliselt kõrgem määrangute protsent. Esimese 5 pakkumise täpsus oli PlantNetil ilma õieta ligi 90% ja õiega kasvas see 95%. Esimese 5 pakkumise täpsus Flora Incognital oli ilma õieta 80% ning õiega lausa 95%. Esimese pakkumise täpsuse erinevus õiega ja õieta vaatluste puhul oli just eriti suur. Mõlema täpsus ilma õieta oli 70% läheduses, aga koos õiega siis PlantNetil ligi 85% ja Flora Incognital isegi 92%.
leiti jällegi statistiliselt oluline erinevus. Mõlemad rakendused olid sama kiired ja määrasid taime keskmiselt minutiga. Kruskal-Wallise testiga siis erinevust ei tuvastatud, ehk siis olidki sama kiired ja dihotoomse määrajaga läks keskmiselt aega 4 minutit. Siin olen mina siis välitöödel Kõpu poolsaarel. Kokkuvõtteks mõlemad rakendused on kasulikud ja neid saab siis edukalt kasutada Eesti taimeliikide määramiseks. Need on küllaltki täpsed ja efektiivsed töövahendid, mis kiirendavad siis liigiõpet, eriti algajate loodusvaatlejate seas. Rakenduselt võib tulevikus oodata algoritmide arengu ning siis treeningandmete suurenemise tõttu veelgi suuremat täpsust ja uurimistöös koguti mahukas andmestik, mida saaks kasutada ka edaspidistes töödes. Praeguseks on mul koos kaasautoritega valminud teadusartikli käsikiri, mille me oleme saatnud siis teadusajakirja avaldamiseks. Töö käigus tõlgiti Flora Incognita rakendus eesti keelde, lisati ka eestikeelsed kasutaja või liiginimed tähendab ja siis siin slaidil võite ka näha seda kasutajaliidest, kuidas see eesti keeles välja näeb. Autorina ma õppisin enda hinnangul palju, uurimistöö arendas mu liigitundmist, tekkis konflikt teemaga tegelevate saksa ja prantsuse teadlastega, omandasin mahukate välitööde kogemuse ja õppisin tundma siis ka statistikaprogrammi R. Tehisintellektiga määramisrakendused kindlasti ei asenda dihotoomset määramist või eksperti, vaid pigem täiustavad nende võimalusi. Näiteks on Rein Kuresoo Postimehe artiklis viidanud asjaolule, et määramisrakendused võiksid algajale loodusvaatlejale vähemalt õige sugukonna kätte näidata, millest edasi oleks juba palju tõenäolisem õiget perekonda ja liiki määrata. Ja mina arvangi, et just selline rakenduse ja määraja koostöö võib siis olla tuleviku määramismeetod.